see esimene teema. Teate, kui ma pean iga pühapäeva jutlust. Ma räägin vaimulikus raadios ja teen noortele räägin ja siis on palvetunnis nii-öelda mitu jutlust nädalas. Aga siis, kui sul on vaja panna, ütleme, tunni aja sisse või 3/4 tunni sisse näiteks teema Jumal, siis ma olin püsti hädas. Ma vaatasin, lugesin kõik, süstematiseerisin piiblikirja kohti, mis räägib Jumalast ja mida rohkem ma uurin, seda väikesemaks ma jään. Et mida nagu rääkida või see iga sõna muutus minu jaoks nagu järjest tühisemaks või vähem kaalukaks. Aga ükskõik, mida ma ütlen, see on nii puudulik. Sellepärast, et kuidagi Jumal on nii suur ja nii hoomamatu. Jumala olemus või rääkides Jumala asjadest või ma pean kõigepealt enda kohta ütlema, nagu ma ütlesin, kui ma seda Jumala teemat uurisin, ma ei tunne ennast mingisuguse spetsialistina. Ma ei ole suur teoloog, ma pean ausalt kõik ära rääkima, mul ei ole teoloogilist haridust. Ma ei ole ühegi piibli kõrgkoolis käinud. Mul on ainult elukooli ja Jumalaga koos käimise haridus. Aga see Jumala teema või üldse Jumala asjad on sellised kummalised asjad, et üks väike laps, 7-aastane, 8-aastane laps võib ühe hetkega nagu nendest asjadest suurepäraselt aru saada. Ja samas üks inimene, kes võib-olla, ma ei tea, on teoloogia doktor või õppinud väga kõrged kraadid on või väga intelligentne ja haritud, tema jaoks kuidagimoodi on need asjad lukus ja ta ei saa nendest asjadest aru, tema jaoks ei arvuta välja need asjad. Ja see teeb nagu piibli põnevaks tegelikult, selles osas, et see ei sõltu meie nagu intellektist nii palju. Mitte seda, et Kristus kindlasti on lollidele, vaid seal on üks teine võti ja see võti on see, et Jumalat, kes nagu sellise uhke meelsusega või sellise enesest väga nagu kõrgel arvamusel oleva meelsusega hakkab nagu Jumala asju nagu uurima, ta jaoks on mingisugused sellised plokid ees, et ta ei suuda nagu, see ei avane tema jaoks. Ja laps, kes on nagu väike, avatud, siiras, kui mõtleme väikest last, kes tuleb isa juurde ja suured silmad pähe, et issi, et miks on nii? Ja ta kuuleb, ta ei kahtle hetkekski nagu isa üheski sõnas, kui ma ei kujuta ette, kui ta küsib, et issi, et miks on pilved valged taevas, näiteks kui vaatab rünkpilvi ja isa võib oma peas ei jaga üldse seda teemat ja võib mõtelda, mis ma nüüd talle räägin. Aga iga sõna, mis ta ütleb, see laps haarab nagu kinni ja ta nagu nimeb selle endasse. Vau, et nii on. Ja siis ta on kohe muidugi uus küsimus, et miks on see. Et selles mõttes nagu Jumalaga koos olles ja Jumalat nagu otsides ja Jumalast püüdes aru saades on ka see, et selline alandlik lapsemeelsus on nagu üks võti, kuidas nagu jõuda nende asjadeni, kuidas kätte saada. Kui rääkida, kui ma mainisin seda, et kui ma Jumala teema peal üldse mõtlesin ja et kuidas seda nagu seletada, siis keegi tõi võrdluse. See võib natuke kohatu tunduda, aga see veidikene illustreerib seda, et Jumalast nagu rääkida inimestele või selgeks teha Jumalat sõnadega on umbes sama, kui sa püüaksid kellelegi selgitada, ma ei tea, suudlust inimesele, kes pole kunagi suudelnud. Sa võid, ma ei tea, mingisuguseid detaile, mis toimub seal, et rääkida, aga sa ei suuda iiagi edasi anda seda, mis ta tegelikult on. Ja sellepärast Jumalaga on kõne see, et informatsioon on oluline. Need piibli kirjakohad ja need süstematiseerimised, need on olulised, aga lihtsalt need, kui me võtame nagu faktide nagu uudist, vaatame nagu mingi uudissaadet või loeme nagu füüsikaõpikut, siis ta jääb meie jaoks lihtsalt kuskile kaugel olevaks nagu lihtsalt tähtedeks sõnadeks. Et see, mis on
nagu kogu piibli võti ja see, mis on tegelikult ka minu nagu südameigatsus meie igaühe osas, mul endal täpselt samamoodi, ma olen ise ka põnevil, kui me neid asju nagu mõtleme läbi, sellepärast, et minu igatsus, et mina tahan nagu Jumalast leida või näha ühte midagi uut. Ja ma tean, et ma tean temast ainult nii palju. Ja ma tean, et temast on teada nii palju ja kui palju ta tahab ennast nagu avada meile, et seda on hästi palju. Et see mõiste, vahest kasutatakse sõna, et kas sa tunned Jumalat. Ma tunnen Jumalat. Kui ma küsiksin sellise asja, et kas sa tunned näiteks Tõnis Mäge? Tunned sa Susanna Tõnis Mäge? Ei tunnen. Mis jutt? Tunned Tõnis Mäge või? Kes tunneb Tõnis Mäge? Ma juba reetsin ära alguses selle, et hakkasin selle, aga tegelikult kui ma oleks täiesti tühja koha pealt küsinud, et kes tunneb Tõnis Mäge? Ma arvan, et me ikkagi oleks käe tõstnud selles mõttes, et just need sõnad, see tean ja tunnen. Et me tegelikult oma kõnepruugis me ikka väidame seda, et ma tunnen Tõnis Mäge. Aga kui hakata mõtlema, et mida me siis tunneme temast? Kas me teame tema südame mõtteid? Kas me oleme kursis selle, mis on tema, ma ei tea, lemmikvärv? Võib-olla ta mingis naiste ajakirjas või kuskil on avaldanud seda, et see meie informatsioon nagu põhineb seda. Me teame tema laule. Aga tegelikult teda kui isiksust, et millal sa viimati temaga rääkisid? Millal sa viimati temaga südant jagasid või tema sinul südant jagasid? Ma arvan, et neid nagu meie seas väga ei ole. Et Jumalaga on tegelikult samamoodi, et ma olen kirja pannud seal 3 faasi, mis on suhtes Jumalaga. Et üks, mis on suhteliselt ebatõenäoline, aga mingisuguste mööndustega võib selliseid olukordi olla, et kus me ei tea Jumalast mitte midagi. Kui me räägime Jumalast ja kui me konkretiseerime selle Jumala kui selle Jumalaga, kellest räägib piibel, kristlaste Jumalaga, kellest usuvad kristlased, et ei tea mitte midagi. Tõenäoliselt maailmas on mingisuguseid piirkondi, kes ei tea, tõesti, tal ei ole mitte mingisugust informatsiooni Jumalast sellisel kujul, nagu piibel seda kirjutab. Teine faas võiks olla, et meil on tema kohta informatsioon, aga meil ei ole mitte midagi rohkem. Ehk siis keegi on rääkinud seda, et Jumal on selline. Käisin kunagi piibli algkursusel ja seal keegi Timo rääkis, et ta on selline ja selline, ta on see ja see ja see. Ja see ei jõua kuhu kaugemale. Meil on kodus selline paber, kus on kirjas ka, et milline Jumal on. Ja siis 3. on see nagu tundmise faas, et meil on isiklik kogemus. Et see on kuskilt nagu see edasi läinud, ei ole see, et pastor rääkis, ei ole see, et naabrinaine rääkis, ei ole see, et raadiost kuulsin. Et see on midagi, kus ma võin öelda, et ma isiklikult, mul on mingisugune kokkupuude Jumalaga. Ja mul on isiklik kogemus ja ma võin öelda, et ma tunnen teda isiklikult. See on nagu, kui me räägime kristlase suhtest Jumalaga niimoodi, kristlane mõtestab selle suhte, mul on isiklik kogemus. See võib tunduda kõrvalt nagu kuulajale, kes ei ole näiteks kristlane või kes ei käi kirikus, kes ei võib-olla mõtle nende asjade peale niimoodi, siis kui keegi ütleb, et mul on isiklik suhe Jumalaga, see võib tunduda väga kummalisena. Et kas sul on juhtunud midagi? Aga tegelikult nagu kogu kristlus baseerub just sellel isiklikul suhtel, et midagi on juhtunud minu sees, mingisugune kogemus on minu sees ja mingisugune teadmine on minu sees, et Jumal hoolib minust, et Jumal on loonud mind ja Jumalale läheb korda minu elu. Ja kõik need asjad, mis me täna siin Jumalast veel räägime, need puudutavad nagu isiklikud, need kehtivad nagu minu jaoks või need on minu kohta. Mul tuli praegu mõte, minu jaoks on väga keeruline füüsika olnud läbi aega, ma olen ikka seda ütlen, ainuke eksam, mis ma olen läbi kukkunud, on 10. klassi füüsika eksam keskkoolis oli. Ja see oli ikka täiesti nagu, lihtsalt ei saa aru, õpetaja võib rääkida, ma võin vaadata neid asju ja ei lähe otsad kokku. Ja mingis mõttes need vaimulikud asjad võivad ka olla niimoodi, et keegi räägib kuskil, räägib midagi, mõnes mõttes
nagu pilt on, aga heli ei ole või isegi heli on, aga nagu arusaamist ei ole. Ja siis ma mäletan neid üksikuid kordasid füüsikatunnis, kui siis jõudis kohale. See oli nagu, tead, see valgustushetk, et nagu, see pirn lööb põlema, et vau, ma mäletan see on nii hea tunne. Ja teate, Jumal samamoodi nagu puudutab või ilmutab meile teatud asju iseennast, ilmutab. Ja siis, kui me loeme mõnda Jumala sõna kirja kohta või me mõtleme mingisuguse asja peale seoses vaimulike asjadega ja siis kuidagi teatud pusletükid lähevad nagu õigesse kohta. Ja karu saab aru. Ja see ei ole see, et kogu aeg on informatsioon on sama olnud. Ma olen kogu aeg teadnud, et üks on siin ja nad kokku on 2. Aga minu jaoks isiklikult ei tähenda see mitte midagi. Ja siis ühel hetkel antakse see, ma ei tea, kas võrdusmärk või plussmärk Jumala poolt sinna vahele. Ja see on nagu, saab isiklikuks minu jaoks. See on niimoodi. Jumala tundmiseks me vajame usku. Ma mõtlesin selle, et kui keegi, näiteks kui te ei tunne mind, siis tegelikult on teil vaja ka usku minu suhtes. Seepärast, et kui ma oleksin näiteks üle linna tuntud pätt, kaabakas ja valetaja või tuntud aferist, igal pool, kus ma käin, siis on mingisugune jama. Igal pool kuskil petan ja räägin maad ilmad kokku ja siis ma tulen siia ja ma hakkan Jumalast rääkima teile. Keeruline oleks nagu võtta mind nagu, et kas nüüd see peaks olema tõsi, mida ma räägin. Et kui ma olen 90%, mis ma oma elus teen, olen ma nagu ainult jama kokku keeranud. Et selles mõttes, et usk ja tundmine on nagu omavahel kuidagi seotud. Selleks, et Jumalat tunda, selleks me peame teda uskuma. Selleks, et teda uskuda, selleks me peame teda kuidagi moodi tundma või omama tema kohta informatsiooni. See on nagu huvitav ring. Aga kuidagi moodi Jumal teeb selle niimoodi, et ühel hetkel üks inimene hakkab Jumala asjadest huvituma. Ühel hetkel üks inimene tunneb, et tal on midagi nagu Jumalaga. Ta ei oska seda seleta või Jumalal on midagi temaga. Kui ma hakkaksin küsima, kes on mõnda aega kristlased olnud, kuidas sa tulid Jumalale, kuidas see hetk oli, et miks sa oled kristlane või miks sa usud Jumalat, siis need teed on hästi erinevad. Mina rääkisin natukene oma lugu. Ma ei tea, kui Kadri räägiks oma lugu, siis oleks kuidagi teistmoodi. Kui Aet räägiks oma lugu, siis oleks kuidagi veel 3. moodi. Kui Monika räägiks oma lugu, siis oleks 4. moodi. Aga kuidagi moodi Jumal teeb seda meie juures. Et ühel hetkel, kas on need kannatused, rasked kohad, kus me hakkame mõtlema, et peab või kuskil abi olema. Või ma tean ühte inimest, kes näiteks oli tuntud helilooja Erkis Vendüüri, oli ta seal Kuuris või kus ta seal elas natukene aega ja lihtsalt ta oli piibliga üksinda, luges piiblit. Ta oli samamoodi huvitus nendest asjadest ja ühel hetkel ta lihtsalt omas kogemust, kus ta teadis, et tema ja Jumala vahel on üks väga konkreetne suhe. Ja neid lugusid on igasuguseid. Aga Rooma 10.17 ütleb niimoodi, see on siis Pauluse kiri roomlastele, 10. peatükk ja 17. salm. Ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. See, mida te kuulete, see ei puuduta ainult vaimulikesse, ükskõik mida te kuulete, seda te usute suures plaanis. Meedia roll on see, et te usuksite seda, mida meedia räägib. Tark inimene suhtub sellesse väikese distantsiga. See, mis meediast tuleb, seal ei ole sugu mitte kõik tõsi. Aga meedia eesmärk on ennast nagu reklaamide eesmärk on ennast nagu teid uskuma panna seda, mis nemad räägivad. Ja selleks on teil vaja kuulda, et see pesupulber on väga hea. Selleks on teil vaja veel seda kuulda, et see pesupulber on väga hea. Isegi kui sa nagu tegelikult mõtled, et ei ole seal hea midagi, väga nõme reklaam on, siis kõik on üles ehitatud selle peale, et nad istutavad sinu sisse midagi, et sa sellest lähtuvalt kas või alateadlikult käituksid. Kuuldu, see, mida me kuuleme, see, mida me näeme, see, mida me enda sisse laseme, see kujundab meie käitumise, see kujundab meie mõtlemise. Ja selles mõttes ei erine ka Jumala sõna. Et Jumala sõna ütleb, et usk tuleb kuuldust.
et meie usk rajaneb millelegi, selleks on vaja vaadata, mida Jumala sõna räägib. Selleks on vaja nagu õppida seda või enda sisse lasta seda. Näiteks juudid olid väga süsteemsed oma lastega ja oma perekonnas, nad väga süsteemselt õpetavad, mitte olid, on siiamaani, nad õpetavad nagu Vana Testamenti oma lastele väga süsteemselt. Küll nad isegi kuskile kirjutavad välja niimoodi ja nad õpivad pähe ja see on nagu vundament nende elus. Ja nii ka usk tuleb kuuldust. Aga nüüd probleem on selles, et kui me räägime usust, siis me võime esitada küsimuse, et mis asi on usk? Mis tähendab uskuda Jumalasse? Piiblis on üks teine kirjakoht, mis on Jakobuse 2.19. See on Pauluse kiri Jakobusele, teine peatükk 19. salm, mis ütleb niimoodi, et ka kurjad vaimud usuvad ja värisevad. Ehk lihtsalt aktsepteerimine, et Jumal on olemas, ei ole piisav. Lihtsalt see tõdemus, et tõenäoliselt keegi kuskil kõrgemal, kaugemal on okei, et vist on, et selle raske on nagu vastu vaielda sellele või väidelda. Et sellest on vähe, et see usk, millest räägib Piibel, see on midagi nagu enamat. Ja ma ei tea, kas teil seal lehe peal on see kirjas, aga ma olen enda see kirja pannud, et kui usk ei too kaasa tegelikult Jumala kartust, see on üks sõna, mis võib-olla jällegi ehmatab natukene, aga ei too kaasa Jumala kartust, kui ta on lihtsalt üks selline peausk, see on aktsepteerimine või see on, Jumal on olemas. Kui ta ei ole jõudnud meie südamesse, siis ei erine see väga palju nendest samadest kurjade vaimude usust, millele Paulus kirjutab Jakobusele. Ehk siis kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad, aga neid ei huvita see, mida Jumal igatseb nende elust. Või neid ei huvita see, mida Jumal on ütelnud. Nad usuvad, nad värisevad, aga nad ei tee seda, mis on nagu Jumala südames. Et tõeline usk toob Jumala kartuse ja muudab meid tahteliseks elama Jumala sõna kohaselt. See on nagu kuhu see Jumala suhe tahab meid nagu tõmmata. Et meie elus on üks see Jumala kartus, seda võiks väljendada eesti keeles, see kartus on, see ei ole hirm, vaid see on pigem see austus. See on nagu lapsevanema ja lapse suhtes on võib-olla tänapäeval jääb seda kuidagi aina vähemaks, aga selline või siis õpetaja, normaalses õpetaja ja õpilase suhtes on see, et ei ole normaalne, kui laps kardab õpetajat. Aga on normaalne, kui laps austab õpetajat ja on teatud asjad, mida laps jätab tegemata sellepärast, et ta austab õpetajat, ta austab seda õpetajat, õpetaja on keegi kõrgem. Ja ta on nagu vastutuskohuslane õpetaja ees, laps samamoodi vanema ees. Ja sinna sisse mahub kuidagi see armastus. Et seal on austus ja olgu ta siis siin kartus või aukartus, aga see armastus ja aukartus mahuvad nagu ühte suhtesse. Ja soov siis tema tahte kohaselt elada. Näiteks, kui Mooses oli kõrbes kitsi karjatamas Vanas Testamendis esimeses Moosese raamatus ja teises Moosese raamatus räägitakse sellest, siis Jumal kohtus temaga ja ta kohtus väga kummalisel moel. Nagu ma ütlesin, et Jumal kohtub inimestega väga erineval moel. Ta oli kõrbes, karjatas oma äia kitsi ja siis korraga ta vaatab, et põõsas põleb. Loogiliselt põõsas põleb, siis see on eesti keele harjutus, põõsas põleb. Ma hakkasin mõtlema, et ma ütlesin ikka õigesti, põõsas põleb. Et normaalne on see, et põõsas põleb ära, aga see ei põlenud, põleb ja põleb ja põleb. Ja siis Jumal kõnetas Moosest. Ja siis Mooses läks sellele põõsale lähemale ja siis Jumal peatas ta ja ütles, et võta kingad jalast sellepärast, et see paik on püha. Seda paika, seal kus Jumal oli, seal kus Jumal ilmus, seal ilmnes ka Jumala pühadus, Jumala kartus Mooses. Ja Mooses loomulikult, ta võttis kingad jalast ära ja ega ta sellises olukorras väga ei hüpanud seal, vaid ta oli küllaltki alandlik. Läbi Piibli, kui me loeme kohtumisi inimeste ja Jumala vahel, on nagu inimesed muutunud väga alandlikuks, kui need kohtumised on väga reaalsed. Pigem on see, et Jumal on pidanud ütlema, et ära karda, et midagi ei juhtu. Aga see on mõnes mõttes loomulikku kohtub maailma looja ühe looduga.
et see jumala kartuse osa selles usus on oluline. Et on võimatu jumalaga tõeliselt lähedaselt suhelda ilma kogemata jumala pühadust ja sellist aukartust või austust jumala vastu. Ja et nagu ma alguses ütlesin, on hästi oluline mõista, et kui me vaatleme jumala isikut, siis me peame suhtuma jumalasse ja tema sõnasse austusega ja alandlikkusega. Me võime ka teistmoodi suhtuda, aga selles mõttes sellega me lukustame teatud asjad enda jaoks, et nad ei jõua nagu, nad ei saa meie südamesse voolata. Et mulle ikka meeldib see, et madalasse kohta voolab vesi. Et kui me väga sellised muhud tahame olla, mina tean, mina oskan, mina suudan, siis sealt nagu voolab see vesi ära ja sinna ta ei talletu nagu. Madalasse kohta voolab vesi, et kui me nagu oma südames oleme aupaklikud ja arvestavad ja alandlikud ja valmis nagu korrigeeritavad ka, et valmis nagu teatud asju korrigeerima oma elus ja südames. Et siis see on koht, kuhu vesi saab voolata, ka see tarkuse vesi. Nüüd küsimus, kui teil tekib, ma nii palju ütlen, et kui teil tekib vahepeal, ma väga palju pause võib-olla ei jäta, ma üritan rohkem jätta, kui teil tekivad kohe mingisugused ka küsimused, see võite julgelt nagu, või mingid mõtted vahele hüpata, et see ei pea olema selline ainult monoloog siin, et ma küll mõtlen, et äkki pärast tekib see rohkem vestluse vorm, et kui ma olen põhipunktid esile toonud, aga võite ka vahepeal püüda, et küsimus on, et kui palju me saame teada Jumalast. Et see ei ole nüüd päris niimoodi, et see on täpselt nii palju, kui mina tahan. Et mina nüüd otsustan, et mina tahan nii palju Jumalast teada, nii palju ma saan. Tegelikult on see niimoodi, et me saame Jumalast teada nii palju, kui Jumal ennast nagu teada annab. Ja see on see sõna, mis ma olen kasutanud juba, ja see on ilmutus. Kui seda nagu lahti seletada või seda algkeelset sõna, seda ilmutus, siis seda võib öelda ka nagu katet ära võtma. Jumal on mõnes mõttes varjatud. Seepärast, et kui ta on niivõrd teistsugune, ta on niivõrd, kuidas ma ütlen, nagu ma ütlesin, hoomamatu, aga ta on niivõrd ka nagu meie jaoks praeguses olukorras, nagu ma olen tegelikult talumatu. Et kui see kate nagu meie ja Jumala vahelt ära võtta täielikult, siis ma kardan, et me lihtsalt sureksime. See kõlab jälle väga hirmutavalt, aga me jõuame ka sinna punkti ühel hetkel. Ja sellepärast Jumal on nagu, ta igaühe meie jaoks isiklikult, ta nagu tõstab seda katet parasjagu ära nii palju, kui ta näeb meie vajalikku olevat ja nii palju, kui me ka ära talume. Need on lihtsalt need olulised kohad, et kui me jõuame sinna kohta, kus me kogeme kuidagi, et Jumal on midagi nagu avanud kas piiblist või isegi kui me piiblit ei tunne, kuidagi moodi tema olemusest, et siis me oleksime nagu tähelepanelikult ja kuuletuksime nagu sellele mingile sosinale, mis seal on, kui sosin ütleb, et midagi konkreetset, mis on meie sammud, mis meie saame teha. Jumal natukene nagu oma kateta annab meile ühe ilmutuse ja siis sellega üsna tihti kaasneb see, et aga tee oma elus see samm või korrigeeri see asi või midagi muud, selleks, et ma saaksin edasi nagu seda katet avada, selleks, et see ilmutus minust saaks suuremaks. Et me saame Jumalat tunda nii palju, kui Jumal seda tahab ja Jumal annab tunda. Ja nüüd tuleb hulka piiblikirjakohti. Ma ei ole päris kindel, kas me neid kõiki jõuame, et te saate kodus, kui on tahtmist ja huvi neid vaadata, aga ma mõned püüan enamus nagu üle käia. Et alustuseks, et kes on Jumal, siis et milline on Jumal. Et esimese asjana on see, et Jumalast, kui teha küsitlus tänapäeval, ikka kuna ma Tallinnas olles pereraadios, Tallinna pereraadio oli siis töötasin, siis ma mängisin vahepeal ka püstolreporterit tänava peal. Mul oli selline pruun kott, kassett, makk oli käes ja mikrofon ja see oli kõige jubedam asi, seepärast, et ma ei osanud vene keelt. Ja Tallinnas ma pidin kõigepealt küsima, et kas te räägite eesti keelt ja siis ma sain edasi intervjuud teha, et see oli, mulle ei meeldinud väga see, aga samas see oli põnev, sellepärast, et vahva oli kuulda, küsisin nagu kristlike asjade kohta küsimusi ja aga, et kes on Jumal teie jaoks ja kes on maailma loonud ja igasugused sellised küsimusi ja päris huvitavaid vastuseid tuli sealt ja kui küsida, et kes on Jumal, siis neid vastuseid
tuleb seinast seina, et kes on kellegi jaoks või mis on kellegi jaoks Jumal. Seesama Mooses, keda ma mainisin, selles samas ka kohtumises, kui Jumal ütles Moosesele, et mine Egiptusesse ja ütle Vaaraole, ütle oma rahvale, et teie asi on, et ma tahan teid viia siit Egiptusest tõotatud maale, ütles Moosesele sellist asja. Ja siis Mooses ütles, et kes olen mina, et mina lähen, ütlen nendele, et kuule, et tulge kõigepealt Vaaraole, kes oli maailma valitseja, et kuule, et ma võtan nüüd oma rahva, kes oli orjad seal, ma nüüd hakkan minema, et väga tore oli olla teiega siin, aga et miks peaks Vaara lubama seda ja miks peaks minu rahvas üldse midagi minust arvama, et kes ma üldse selline olen, et sihukest juttu räägin, et kes mind läkitab, kes seda juttu räägib minuga, kui ta suhtles selle Jumalaga. Jumal ütles, et mis su nimi on? Ja Jumal ütles siis oma nime ja see nimi oli see, et ma olen see, kes ma olen. Ma olen. See on Jahve või on tulnud Jehova. See on nimi, mida näiteks juudid peavad nii pühaks, et nad ei kasuta nagu väga seda Jahve. Et Jumal on isik. Tal on ja igal isikul on, kui me mõtleme, kes on, mis omadused on isikul. Isik tunneb, isik mõtleb, isik teeb järeldusi. Mis veel? Isik. See on, kui mõtlen näiteks ka inimese peale kui isiku peale, siis on need omadused on Jumalal kõik olemas. Jumalast saab mõtelda, et on energia. Hästi levinud see on, et Jumal on energia. On kuskil kaugel mingisugune. Kui me vaatame natukenegi piiblit, siis me näeme, et Jumal on isik. Keegi, kellel on ka... Minu jaoks nagu nende kõikide asjade juures on see, kui Jumalal on tunded. Ja nüüd hakata mõtlema selle peale, et Jumalal on tunded. Jumalale, ja sealt läheb edasi, kui me nüüd kõike neid asju isiklikuks teeme, et Jumalal on tunded minu vastu. Jumalal on tunded selles osas, kui ma teen midagi, kui ma teen asju õigesti, kui ma teen valesti, talle kuidagi lähevad need asjad korda. Et see nagu paneb asjad teise valguses. Et Jumal ei ole masin. Jumal ei ole nagu mingisugune, ma ei tea, suke maiustuste aparaat või kaseeritud veeaparaat, et paned 3 kopikat sisse ja tuleb. Ja tema eesmärk ongi see, et mul on see, et kui raskus on 3 kopikat sisse ja lahendus käes ja mingisugust muud nagu rolli ei Jumalal ega sellel suhtel ei ole. Et arvestades seega, et Jumal on isik, siis sealt kõik läheb nagu hoopis laiemaks see pilt Jumalast ja minu suhtest Jumalaga. Teiseks, mis teeb nagu asja keerulisemaks, on see, et Jumal on vaim. Ehk ta ei ole füüsiliselt hoomatav. Ta ei ole isegi intellektuaalselt ja nagu emotsionaalselt hoomatav. Kuigi, kui me suhtleme Jumalaga, kui inimesed on läbi piibli suhelnud Jumalaga, siis see puudutab ka emotsionaalset poolt ja see puudutab ka füüsilist poolt, sellepärast, et kui kellelgi on väga võimsad kogemused Jumalaga kohtudes, siis nad lihtsalt näiteks kukuvad pikali. Nad ei jaksa püsti olla, sest see on niivõrd võimas kogemus. Või siis näiteks ka kogemus Jumalaga, nad saavad terveks. See on nagu füüsiline pool. Et see puudutab meie hinge, see puudutab meie ihu, aga Jumal on vaim. Ja Mattiuse 4:24. Saate kohe kontrollida, kas see on õige kirja kohta. Ma mõtlen, et äkki peaks olema Johannese seal. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Johannes, jah. Et see on Johannese 4. Nüüd siin võib olla vigasi sees, nagu te kohe aru saite. Et Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Tähendab see Jumalaga suhtlemine käib kuskilt siit seest poolt. Kuskilt siit seest poolt, mis me jällegi hiljem jõuame tegelikult nende asjade juurde, et inimene on tegelikult täpselt samamoodi vaim. Hästi harjunud ja tavaline mõtteviis on see, et me oleme ihu, kellel on mõtted ja kellel on intellekt. Ja see tähendab seda, et kui ihu otsa saab, lõpevad mõtted otsa, lõpeb intellekt otsa, lõpeb kõik otsa. See tähendab, et mulle all, siis on mulle all. Aga tegelikult, kui seda võidi võtta, et me oleme vaim, kellel on tunded ja kes elavad ühes kestas. Kest saab otsa, kestaga koos ka kõik see tahte pool ja intellekti pool, aga midagi jääb meist järgi.
alles hiljuti oli suur ajakirjanduses käis, seda on kogu aeg räägitud, neid kogemusi on tegelikult hästi palju ja ajakirjandus on neid ka väljendanud, aga kui suur tuntud neurokirurg, kes teab seda teemat nagu teadusliku poole pealt ja meditsiinilise poole pealt nagu lõpuni ja peensusteni. Ja kui temal oli kogemus, peale surma kogemus, ja siis talle anti tagasi tulla, võimalus ellu tagasi tulla ja siis kui tema seda rääkis, ütles, et peale surma on elu. Asi ei lõppegi ära. Ja siis kuidagi, et ajalehed kõrval, kas tõesti, et kui selline mees sellist asja räägib, et kas tõesti on, äkki sellel ongi õigus. Et siin ka ütleb, et Jumal on vaim. Ja nüüd see meie vaimne sisemine inimene on see, kes igatseb kohtuda Jumalaga, kes igatseb käia koos Jumalaga ja kes igatseb tegelikult see sõna kummardada Jumalat on küll jällegi meie jaoks võib-olla vahest nagu imelik. Ma olen seda ikka kasutanud seda näidet, et kunagi oli pühapäeva koolis räägiti Jumala kummardamisest ja siis laps läks koju ja rääkis emale. Ema küsis, mis te rääkisite pühapäeva koolis siis? Mina ei mäleta, et mingi kallutamine või mis asi see on ja kummardamine, mingi kallutamine, see sõna ei ole nagu kaugeks, aga just see tegelikult, mis see kummardamine on, et sa nagu tegelikult allutad ennast Jumalale, et Jumal, anna mõista, et Jumal, sina oled kõrge ja mina ei ole kõrge, sina oled looja, mina olen loodu. Ja see tõeline Jumala teenimine, Jumala kummardamine käib siit seestpidi, mitte ei ole kõige olulisem need asjad. Me saame väliselt igasuguseid asju, väliselt on asju hästi kerge teha, väliselt on kerge pühapäeval kirikusse minna, väliselt on kerge tulla, ma ei tea kui kerge, aga siia piibli algkursusele ja teha igasuguseid asju, väliselt on kerge koogutada ja korraks põlved maha panna, need on nii lihtne neid asju teha, aga see tegelik, see päris asjad on siin sees, ja kui need päris asjad nagu paigas on, siis hakkab see päris asi mõjutama meie välistegevust, mitte vastupidi. Et selles mõttes on lihtne teha väliseid asju, aga mitte, et väliseid asjad üldse tähtsad poleks, aga see peab sedapidi käima, et ma teenin mu südames, ma armastan Jumalat, ma südames kummardan ja olen oma elu Jumala kätte andnud, et see hakkab minu elu välispidi muutma. See on nagu siuke piibli mudel. Aga mulle meeldib et see sõna pneuma, mis ütleb seda vaim, seda saab tõlkida ka nagu hingeõhk või tuul. Et ütleb, et Jumal on vaim, Jumal on hingeõhk või Jumal on tuul. Ja siis on üks kirjakoht, mis teil selle kirjas pole, aga Johannese evangeeliumi 3. peatükis ja 5. salmis on Jeesus räägib ühe õpetatud variseri Nikodeemusega, kes öösel salaja tuli Jeesuse juurde, et tahtis teatud asju teada saada Jeesuse käest. Aga kuna ei olnud väga popp Jeesuse juures käia, lausa oli nii, et kui sa ikka Jeesust tunnistasid kellekski, siis sind visati parteist välja. Ja siis ta läks öösel salaja. Ja siis Jeesus rääkis ta sellist asja. Tõesti, ma ütlen sulle, et kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima üle. Tuul puhub, kuhu ta tahab. Ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Tuul puhub, kuhu ta tahab. Mismoodi on Jumalaga? Kes on näinud Jumalat? Keegi ei ole näinud Jumalat. Kes on kuulnud Jumalat? Paljud on kuulnud Jumalat. Kuigi jällegi osad väidavad seda, lugesin just tsitaate Jumala kohta ja keegi tark inimene väitis seda, et need, kes Jumala räägivad, need palvetavad, need, kellele Jumal räägib, need on skisofreenikud. Et on skisofreenia vorme ja sellised, kus kuulevadki kogu aeg igasuguseid hääli ja igasugused asjad, mida me kuuleme, ei ole Jumalast. Mina pean isiklikult ütlema, mina füüsiliselt, on teatud kristlased, kes ütlevad, et füüsiliselt Jumala häält kuulen, sest kuuleb täitsa mingisuguse häälega ja keegi annab märku või see ei ole tavaline, aga teatud olukord sellised. Mina ei ole kunagi sellist asja, kui mina ütlen, või kogen oma elus, et Jumal räägib minuga või Jumal andis märku, siis see on pigem selline tunnetuslik, pigem ta puudutab minu sükst mõttemaailma või ühel hetkel sa lihtsalt tead, et see asi on nii. Ja sa ei oska seletada, kus kohas see teadmine tuleb. Ja tuleb veel, et ongi nii.
et Jumal on tuul, teda ei ole näha, aga teda on tunda. Tuult ei ole näha, tuult on tunda, kui ta tuleb. Juuksed lehvivad natuke. Aga kui on võimas tuul, siis seda on ka kuulda. Aga kui rääkida Jumalast kui vaimust, kui hingeõhust, kui tuulest, siis tuulele kehtivad füüsika ja loodusseadused, aga Jumala jaoks ei kehti füüsika ja loodusseadused. Ta on ise need loonud, aga ta on kõrgem nendest. Jumalal ei ole keha ja tal ei ole piiratud aeg-ruumiga. Mulle nii meeldib, ma avastasin, kui seal taga on see tahvel, ma ei tea, ma liiga hilja nägin see, ma joonistaks teile siia, aga ma joonistan teie kujutelma selle pildi. Vahest me mõtleme, et jällegi pilt Jumalast, et Jumal on vanamees pilvepiiril, kõrgutab jalgu, kurvastab, et kõik nii kehvasti on neid. Et tegelikult kui hakata mõtlema, et olen näiteks mina, joonistan ennast kriipsujugu keset tahvlit, siis joonistan oma kodu, siis joonistan Kärdla linna, siis joonistan Hiiumaa, siis joonistan Eesti, siis joonistan, ma ei tea, Euraasia mandri, siis joonistan gloobuse, siis joonistan päikesesüsteemi, siis joonistan, ma ei tea, ma ei ole väga tugev, aga ma tean, et seal saab väga palju kaugele minna veel ja joonistan edasi suuremaid asju, mis on meist miljardite valgusaastate kaugusel. Ja see on vaid üks siuke kokku, üks täpike ja siis ma võin joonistada üle kõige suure, kuidas me kujutame ette Jumalat ikka mingi kujuna. Et Jumal, kõik on Jumala sees. Mõtle väga, kõik on Jumala sees. Tähendab, Jumal, mitte niimoodi, et Jumal on siin, Jumal on seal, vaid meie oleme Jumala sees. Kogu eksistents, kogu meile aru saadav universum, kõik on Jumala sees. Et see on minu meelest nii vägev. Ja tema on kõigest sellest üle. Ja siis inimene arvab midagi Jumala kohta. See on veel kummaline. Nii, ja lähme edasi. Jumal on isik, Jumal on vaim, Jumal on looja. 1. Mooses 1.1 ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Sellest annaks pikalt rääkida, aga ma ei tee seda. Ehk siis, nii palju on. Kui ma vaatan ikka loodussaateid vahest, et siis paraku teadlased jõuavad, nad seletavad väga palju asju ära, aga nad jõuavad ikka jälle kuidagi ühte punkti, et midagi kuskilt nad ei suuda ära seletada. Ja see on see, et ikkagi, kus kohas see kõik alguses on. Kus kohast, kes või mis ime moel see geniaalsus on nagu esile tulnud. Et see on nagu ka ausatel teadlastel on ikkagi seletamatu. Jumal on loonud taeva ja maa. Ja piibel lõpeb sellega, kui lugeda piiblit, algab sellega, et alguses lõi Jumal taeva maa ja lõpeb viimased peatükid räägib sellest, kuidas Jumal loob uue taeva ja maa. See on jälle omaette teema. Aga see on nagu piiritletud jällegi Jumalaga. Jumal on algus ja ots, alfa ja omega ja meie oleme kuidagi seal sees. Ja kui oluline on mõista, kes see Jumal on siis, kelle sees me oleme. Eksisteerime, oleme, hingame, kellest tegelikult sõltub kõik meie elus. Jumal on isa. Mattuse 23.9 ütleb, et ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie isa, see on taevane. Et Jumal pole lihtsalt looja meister, selline nagu, kes teeb ühe puunuku valmis, paneb kuskil riiulile ja hakkab uut tegema. Vaid jällegi ma tulen tagasi selle suhte ja emotsioonide juurde. Jumal on isa, kui ta on loonud meid, siis ta, kui mina panen ennast isa rolli, kui minul sünnib laps, siis ma üritan kõik võimalikku ju teha selleks, et teda varustada, selleks, et teda kasvatada, selleks, et talle luua võimalusi, selleks, et ta kogeks, et ta oleks armastatud. Kõik sellised asjad. Ja ma tean, et see, mida mina suudan, on niivõrd puudulik võrreldes sellega, mida nagu Jumal on pakkumas nagu inimesele või see isa suhet just. Ja kõige ilusam pilt on tõenäoliselt Jumalast kui isast kadunud poja loos, kus nagu me mingisugusel hetkel
põrutame Jumalale vastu ust, ütleme, et Jumal, et ma ei viitsi enam siin vireleda, pean aga põllutöid tegema ja et ma tahaks nüüd oma pärandiosa kätte saada, ma tahaks natuke hingata või ma olen nii emotsionaalselt, et ma tahaks natuke nagu elust rõõmu tunda ja ma tahaks mängida ja puhata. Ja sellised tunded ja siis, ja ega Jumal ei keela. Jumal ütleb, et okei, mine, kasuta oma endisid, kasuta seda, mis ma sulle andnud olen, kasuta nii, nagu sulle meeldib. Aga sa tead, kodu on siin. Ja see kadunud poeg pani suure udivekiga kodust minema ja loomulikult ta kulutas kõik need asjad ära, mis tal oli ja jõudis lõpuks seakarja. Ja siis ta hakkas mõtlema, et siin, kus ma olen, mu isa juurest, kus ma tulin, isa juures isegi sulastel on parem elu kui minul siin. Ja ma olen selle isa poeg. Ja siis ta keskenes enesesse, mis on enamasti inimeste muutuste nagu sellised alguseks, et nad tõmbavad piduri, kas siis elu tõmbab nendele piduri peale või nad ise suudavad piduri peale tõmmata, nad mõtisklevad asja üle järele, mis asi see elu on, kes olen mina, mis must üldse saab ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis teeb otsuse, et ma lähen tagasi, nui 4, vahet pole, mis minuga saab. Ma olen nõus töötama orjana seal, aga ma tahan isa koju tagasi minna. Ja nüüd isa pilt selles loos on see, et piltlikult, seda ei ole kirjas seal, aga mõteldes selle isa südame peale, isa käib õhtuti, läheb, vaatab mäe pealt, vaatab, kus poeg tuleb, ei tule, läheb koju tagasi. Ta sätib võib-olla asjad valmis, mis on kõik poja koju tulekuks tal, see valmis puhastab üle riided, mis ta tahab talle anda uued ja käib jälle vaatamas, ei tule, siis ühel päeval vaatab, poeg tuleb. Ja ta on öeldud, ta jookseb talle vastu. Ja Rembrandt on ilusa maali joonistanud sellest, kuidas isa embab põlvili langenud poega, rebalates poega. Ja siis isa korraldas peo. Isa ei võtnud ette, nii poiss, istune maha siia, nüüd me räägime sellest, kui rumal sa oled, mida sa kõik valesti oled teinud, kuidas sa minu rahaga oled ükskõikselt ringi käinud ja ei, nüüd korraldame peo, tapame lehma, teeme korraliku peo, et poeg, kes oli kadunud, see on tagasi, see on isa süda. Mitte, et isa oleks ükskõik, nagu see poeg käis seal oma reisidel, et isa teadis, et ta kahjustab ennast, aga ta andis kogeda seda sellele poisile, et ta jõuaks selle kohaga tagasi, et ta vabatahtlikult tuleks tagasi ja vabatahtlikult oleks isa juures. Ja see on Jumalale see, et Jumal ei hoia mitte kedagi vägisi kinni, Jumal ei sunni mitte kedagi mitte millekski. Ta annab meile vabaduse ringi liikuda, aga ta ütleb kogu, aga uksed on avatud ja sa tead, et kõige parem on nagu minu juures. Et see on see isa süda. Kui Jeesus õpetas palvetama oma jüngrid, siis pöördus ta Jumala poole, õpetas palvetama meie isa, kes sa oled taevas. See on midagi isiklikku, see ei ole midagi kauget, see ei ole midagi, et preestri isa või paavsti isa või see on minu isa. Aga selle juures on ta kuningate kuningas. Sest psalm 47:8 ütleb, sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas, laulge temale kiituslaulu. Kogu ilmamaa kuningas. Tähendab, selle juures, et tal on väga isiklik, ta igatseb vähemalt väga isiklikku suhet minuga, on ta kõige universumi valitseja. Üks sõna tema käest ja kõik muutub. Maailm sai loodud Jumala sõnaga. Jumal, Piiblis öeldakse, et alguses Jumal oli taeva maa ja ta ütles saagu valgus ja valgus sai. Jumala sõna on looja, tal on loovvägi. See tähendab, et Putinid ja Obama, nad kord seisavad Jumala trooni ees ja värisevad. Piibel ütleb, et iga põlv kummardab kord Jumala ees. Iga keel tunnistab üks kord Jumala ees, et sa oled issand. Sellepärast, et nad näevad seda tegelikkust. Praeguses maailmas nad seda tegelikkust ei pruugi näha. Et Jumal on kuningate kuningas, et see kuidagi mahub, minu meelest see on nagu nii vägev, et see mahub kuidagi ära see isa armastus ja kuningate kuningas ühte isikusse ja ühte suhtesse. Et siin näeb see aukartus ja piiritu armastus. Et see on see suhe, mida nagu Jumal on mõtelnud. Et see teine pool on, kui see oli, et kes Jumal on, siis teine pool oleks, et milline Jumal on. Ja
ja siin ma tuleks esimese punktina selle, et Jumal on püha. Jumal on püha. Ehk jällegi, et ta on isa, ta on keegi nagu, mõtlen, midagi nagu see on familiaarset suhet, et isa, ja samas on ta püha, see püha tegelikult mõnes mõttes tähendab, et ta on ligipääsmatu. Et kogu piibli olemus on see, et Jumal ja inimene on lahutatud läbi pattu langemise. See tähendab, et lõputu pühadus, kui me suudame ette kujutada kõige kirkamat valgust või kõige kuumevat kuumust. Ja kui meie üritaksime sellesse nagu siseneda, me põleksime, me häviksime. Ja põhjus on selles, et miks see on, et kord inimene on langenud pattu, järgmisel korral me võtame sellise ebamugava teema kui patt. Aga see on oluline jälle kuidagi loogilises järjekorras nendest asjadest minna. Aga et patu langemise tõttu inimene on lahutatud, suur kuristik on vahel. Jumal on siin oma pühadusega ja meie oleme siin oma puudulikkusega. Põhjus on selles, et Jumal on au, Jumala au on, Jumal ongi Jumala au. Ja kui inimene oli Eeden aias kord ilma patuta, siis ta oli kaetud Jumala auga. Kui ta pattu tegi, ta kaotas selle. See on otse kui, see on jällegi natukene võib-olla vale võrdlusega, aga kui keegi läheb mingit radioaktiivset asja torkima, siis talle pannakse skafander selga. Ta ei lähe niisama, on mingisugused teatud aineid, siis on skafandrid seljas. Ja kui ta läheks niisama sinna, ta lihtsalt saaks surma. Ja piltlikult mõttes me kaotasime selle skafandri, me kaotasime selle nagu kaitsekihi enda ümber, kui me olime pattu langenud. Jeesus on teinud ühe tee tagasi sellesse osadusse. Ja see on jällegi eraldi teema, millest me räägime, et ta on andnud meile nagu tagasi selle skafandri, vähemalt võimaluse selleks, et me võiksime elada koos Jumalaga. Ja piibli lugu tegelikult ongi sellest, et Jumal on püha, me oleme patused ja Jumal on teinud tee tagasi sellesse pühadusse. Et me võime elada koos Jumalaga, kes on püha. Me ei pea olema igavesti lahutatud seal temast. Et see on nagu lühidalt võetud see evangeelium. Ja sellepärast me peame mõistma seda, et Jumal on püha. 1. Saamuli 2.2. Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina, ükski pole kalju nagu meie Jumal. Teiseks, Jumal on armastus. See on huvitav, mulle meeldib see, et ei ole öeldud piibliselt lihtsalt, et Jumal armastab, vaid on öeldud, et Jumal on armastus. See tähendab, selle võiks ka tegelikult tõsta sinna, kes Jumal on, mitte milline Jumal on. Et Jumal on armastus. Ja seal all olen mitmeid nagu punkte toonud, et Jumal on heatahtlik, ei kohtle meid vastavalt meie ärateenitule. Ehk siis vahest inimesed ütlevad, miks ma ei saa elus seda, mida ma olen ära teeninud. Vahest mõtleme, et ma olen tundunud midagi head olema, et miks läheb nagu halvasti, et ma ei ole ära teeninud, saa seda, mida ma olen ära teeninud. Kurbloolus on see, et piibli kohaselt oleme ära teeninud ainult ühte või suures plaanis ühte, et see on surm, see on needus. Sellepärast, et inimene ise valis kord selle, me oleme oma pattudega valinud selle. See on, mille me oleme ära teeninud. Ja kõik, mis on rohkem sellest või parem sellest, on ainult Jumala arm meie suhtes. Ja tegelikult see Jumala arm on tohutult suur. Et Jumal on armastus. Et kui Jumala nagu isiku domineerivamaks pooleks ei oleks armastus, vaid oleks näiteks õiglus või midagi muud, siis tal ei oleks mitte mingisugust motivatsiooni meiesuguste jonnipunnidega tegeleda. Sellepärast, et oleme ausad, me oleme põikpäised, me oleme sageli uhked, isekad, me teame täpselt, mismoodi asjad käib, me üritame Jumalat vahest paika panna ja nii edasi, me võime neid loetelu tuua, millised me oleme. Ja ta võiks, võtame terve inimkonnana, see Iisraeli rahvas oli selline, ta on jätkuvalt selline. Iisraeli rahvas kui valitud rahvas, keda Jumal valis. Ja Jumal teoreetiliselt, kui mõtleme Jumala kui looja peale, ta võiks teha niimoodi, et ta võiks vaatas, et me oleme sellised ja ta võiks väikse sõrmenipsu teha ja kogu meie planeedi saata kuskile kosmose sügavustesse. Ja loome kuskile hoopis midagi muud, kus oleks vähem mõistlikumad tegelased. Teoreetiliselt võiks ta nii teha. Üks asi, mis tal ei luba seda teha, on armastus. Üks asi, mis sundis tal saatma Jumalat oma poega taevasse ja maa peale meie pärast,
selleks, et meil oleks valik tegelikult elus, midagi muud valida peale surma. Et valida elu, et üldse see võimalus meil oleks. See oli põhjus, miks ta seda tegi, oli ainult armastus meie suhtes. Nüüd Jumal on armastus. Siis ta on lõpmatu. Ta on lõpmatu ruumiliselt, nagu ma ütlesin. Ta lihtsalt ei ole piir. Kui armastusest lapsed laulavad, et Jeesuse armastus on nii võratu, Jeesuse armastus nii kõrge, piire polegi nii lai. Ei, nii kõrget ei ulata, nii lai, piire polegi nii sügav, lasu põhjatu. Et tegelikult Jumala olemus on igas mõttes selline, et ta on ruumiliselt, ma ei hakka neid kirjakohti praegu lugemisin, võite pärast lugeda. Ajaliselt on ta lõpmatu. Tal ei ole algust ja lõppu ajaliselt. Ta lihtsalt on. Me ei saa aru, mis see võimalik on. Tekib küsimus, et kui et Jumal on loom, aga kus Jumal alguse sai? Jumal on kogu aeg olnud. Mis mõttes kogu aeg olnud? No ongi kogu aeg olnud. Mis asi on igavik? Mõiste igavik. Ongi see, et on kogu aeg. Ei saa aru. Aga see siin ei saagi vist aru. Jumal on lõpmatu teadmiste poolest. Ei ole asja, mida ta ei tea. Ei ole asja, mida ta sinu elust ei tea. Ei ole asja, mida ta sinu elust aru ei saa. Ei ole asja, mida ta, ma ei tea, mis valdkonnas aru ei saa. Ta teab kõike. Ja ta on lõpmatu oma võimetelt. Ehk ta on kõik võimas. Ja mõtle, seda vahest nagu vastandatakse, et kuidas see on võimalik, et Jumal on kõik võimas ja Jumal on hea ja maailmas on nii palju kurjust. See on üks sagedas neid küsimusi, mida küsitakse. Aga mõtle selle peale lihtsalt selles kontekstis, et kui Jumal armastab mind ja ta on kõik võimas. Ta on huvitatud minust, ta tahab hoolitseda minu eest, ta on loonud mind eesmärgiga ja ta tahab varustada mind minu teekonna peal ja tal on head mõtted minu suhtes ja ta on kõik võimas. Vau! Vähega, kui me mõtleme, et kui me, ma ei tea, füüsiline isa või et ta on, ma ei tea, Bill Gates on minu isa. Mõtle, tal on ju kõik võimalused. Ma ei tea, kui hea ta on. Ma ei tunne teda. Aga tal on nii palju raha ja mõtleks, et mis võimalused oleks. Rootsi kuningas oleks näiteks minu. Aga jutt on Jumalast, kes on hea ja kõik võimas ja ta on huvitatud minust. Siis Jumal on muutumatu, et ta ei ole selline, nagu meie inimestena vahest oleme, et täna ütlen ühte, tegelikult ma mõtlesin selle asjaga seda. Tegelikult ma ei mõtle päris tõsiselt seda, et Jumal ei ole, kui ta ütleb midagi, siis see niimoodi on. Näiteks tõotused, mis Jumala sõna on täis tõotusi, mis ta on ütelnud, see on nii. Need lihtsalt on nii, need ei muutu. Olgu 2000 aastat, kui seda elu siin maa peal oleks veel 2000 aastat, need ikka kehtiksid. Erinevus on ainult, või tähele tuleb panna see, kus on tingimustega tõotused. Näiteks ükskord oli lugu, kus Jumal läkitas ühe prohveti Joona Niineve linnale teatama, et Jumal hävitab selle linna, kui nad meelt ei paranda. Kui nad meelt ei paranda. Me teame, Joona käis seal kalakõhus ja siis ei tahtnud minna, siis ta lõpuks läks, kuulutas endale ära, et Jumal on siin, Jumal hävitab teid, kui te meelt ei paranda. Ja siis läks mäe otsa vaatama, kuidas Jumal neid hävitama hakkab. Ja suureks pettumuseks Niineve rahvas parandas meelt. Ja Jumal ei hävitanud kera, siis Joona oli hirmus tige Jumala peale, et ma nägin nii palju vaeva, nüüd sa ei hävitanudki neid ära. Aga seal oli see, et Jumal ütles, et ma hävitan ära, kui te meelt ei paranda. Ja see on nagu selline tingimuslik, et ta ei mõtelnud selles mõttes nagu ümber. Piiblis on ka öeldud Jeesuse kohta, et Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti. Ta ei muutu. See, mida Jeesus on teinud, see, mida Jeesus on ütelnud, see kehtib. Tänapäeva eetika, mingisugused normid muutuvad, seadused muutuvad. See, mis on õige, see, mis on vale, see tänapäeva ühiskonnas lühikese ajaga keeratakse pea peale must, muutub valgeks, valge muutub mustaks. Ja selles mõttes tundub tänapäeva kontekstis Piibel nii tohutult nagu ta ei sobi kuidagi, et ta on nii ebatolerantne ja kuidagi. Sellepärast, et need on ühed standardid, mis ei ole muutunud. Ja tõsi on see, et kõik ühiskonna vormid, kõik igasugused impeeriumid, olgu see Rooma impeerium, olgu see vaatame Ameerikat näiteks, mõtleme Euroopa Liidu peale, kõik, need viimased mainitud veel ei ole hävinud, aga kõik ajaloost vaadatud impeeriumid, mis on nagu loobunud Jumala sõna alusest ja mis on langenud moraalsesse langusesse, need on kõik hävinud.
ja ei erine millegi poolest ka need praegused impeeriumid, olgu see Euroopa Liit või Ameerika. Ameerika alustas kristliku riigina ja täna ta on sellest päris kaugele läinud ja seda on näha ka, mis seal on nagu sündimas. Aga Jumal ei muutu. Siis Jumal on õiglane. Ta teeb seda, mida ta ootab teistelt. Tal ei ole lemmikuid kohtumõistmise kontekstis. Ei ole niimoodi, et vaata, paneb rütta, et sinul on ilusamad silmad, sinule määrama sellele. Ei ole, tal on kuidagi, meie ei saa sellest jälle aru, meile tundub, et Jumalal on lemmikud. Et Jumal nagu ühest hoolib rohkem kui teisest, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et meie anname väliseid hinnanguid, me näeme ainult sellist välispidiselt inimeste eludes toimub. Aga Jumal näeb nagu asja seestpidi ja Jumal näeb ka natuke pikemas perspektiivis, kui meie neid asju näeme. Et Jumal on erapooletu. Et ta ei tee nagu inimestel vahet. Jumal on õiglane. Et selles mõttes on ka kohtumõistmine, öeldakse, et jätke kohtumõistmine Jumala hooleks, ärge üritage ise maa peal kohut mõista, sellepärast, et Jumal on parim kohtunik, ta mõistab õiglaselt kohut. Jumal on ustav. See, mis ta ütleb, seda ta täidab. Jumal räägib tõtt. Selle tõe rääkimisel on sellepärast Jumal paljudele ei meeldi. Et kui näiteks inimestel meil on vahest sellised, et me räägime asju, mis inimestele meeldib. Ja seega näeme küll, me ei peagi muidugi seda alati ütlema, aga et teisel on, ma ei tea, andke andeks väljendus, et auk püksis. Et aga Jumal ütleb, et kuule, et sul on auk püksis, et sa peaks selle ära parandama. Kuidas? Ma olen niisuguse, kuidas sa ütled siukest asja, ma mõtlesin, et mul on kõige paremad püksid. Aga Jumal ütleb seda ainult armastuse pärast neid asju meie ellu. Ta ütleb tõde meie ellu. Ta ei ilusta asju meie elus. Kui me oleme, ma ei tea, kui me oleme narkomaanid, siis ta ei ütle, et sul on ainult väikene probleem. Et saa üle sellest. Ta ütleb, et sa oled sõltuvuses. Sa oled teel hävingule. Mina tahan sind välja tõsta. Ma tahan sind aidata. Aga see olukorra kirjeldus on see, et sa oled selles olukorras. Üks hästi tuntud lugu räägib, pastorid ikka kasutavad seda lugu, räägib ühest missionärist, kes läks ta peatus ühes motellis ja kohtus ühe siukse, kuidas neid nimetatakse seal, teenindajaga või klienditeenindajaga. Ja ta oli hästi kurb. Ja siis missionär rääkis taga ja siis jagas oma elust ja siis ütles, et aga tee seda, et palveta Jumalat, et Jumal näitaks sulle, milline sina oled. Näita, et Jumal näitaks sulle, milline sa tegelikult oled, et sa annaksid ausa hinnangu iseenesele. Sest me sageli nagu valetame iseenesele. Jumal näitaks, milline sa oled. Ja siis mingi aja pärast see missionär läheb jälle sealt läbi ja ööbib seal motellis ja vaatab täitsa lõpp, et see on täiesti nagu otsas omadega, et nutab ja ei saa üldse eluga hakkama. Ja siis küsib, mis nüüd on? Et Jumal näitas mulle, milline ma olen ja et siis missionär ütles, et nüüd hakkab palvetama ja paluta, et Jumal näita, milline sina oled. Ja siis mõne aja pärast tagasi hulgas siis oli see särav naisterahvas seal. Sellepärast, et vaata kaks poolt selleks, et meie elu toimiks, kui me räägime suhtest Jumalaga, on see, me peame mõistma, kes oleme meie ja me peame mõistma, kes on Jumal. Me peame mõistma seda, et mida meie tegelikult väärt oleme või kes me nagu olemuselt oleme. Et me oleme suhteliselt nigelad tüübid, kõik eranditult. Me rääkides patu teemast, või see on põnev teema, reklaamin järgmist korda. Ma ise olen ka väga põnevaks sellest, et see, mis on, see suhtumine pattu, see on niivõrd huvitav inimestel ja ta ei ole väga piibelik tegelikult. Aga just see, mis on tegelikult meie sees peidus, meie tavalises loomulikus tublis inimeses, te ei taha teada, kui see oleks kõik see asi oleks siin kuskil ekraani peal näha, mis on nagu potentsiaalselt minu sees olemas, kui ma selleks võimalust annaksin, siis see on jälk. See on meie olemus. Ja nüüd teine pool, et meil on vaja mõista, kes on Jumal. Ja meil on vaja mõista seda, et milline tema on ja kui siis me saame ilmutuse, kui meil kate võetakse ära sellest, kui suur on Jumala armastus ja ta armastab mind sellisena, nagu ma olen. Wow. Et see on nagu võimas ja siis see kogemus hakkab minu elu muutma. Et see on mõistmine, milline Jumal on. Jumal räägib tõtt. Ma olen jõudnud viimase leheni.
ja ma lihtsalt toon kokkuvõtvalt need 6 iseloomujoont. See on nagu kokkuvõttev sellest, mis me oleme tegelikult juba rääkinud. Esiteks, et Jumalat on võimalik tunda. Jumal on keegi, kes ei ole lihtsalt kuskil kaugel, eemal ja ta ei huvitugi meist, aga ta ei taha meiega nagu suhelda. Et teda on võimalik tunda, aga teda on vaja otsida. Ta on peidetud. Et on vaja kadunud poja kombel nagu keskeneda ühel hetkel ja mingisugused samme võib-olla oma elus teha. Ja siis hakkab üks põnev teekond Jumala tundma õppimisel. Ja see kestab elu lõpuni. Teiseks ta on ligipääsetav. Kui ma ütlesin, et Jumal on püha ja ta on nagu ligipääsmatu, seda ma ütlesin selles olukorras, et kui Jumal on püha ja kui me oleme patused, aga nüüd, kui me see, mida Jumal on Jeesuses teinud, see on see, et ta on nagu ukse teinud või ta on ligipääsu teinud, see on, et Jeesus on uks ja me võime minna täpselt sellistel, nagu me oleme, sest uksest sisse ütlen, Jumal, siin ma olen selline hädapätakas või nagu ma olen, aga ma ei oska teistmoodi olla. Jumal ei tahagi, et ma teeksin ennast teistsugused. Ja see on moment, nagu ma ütlesin, kus siis midagi juhtub minu elus. Et siis me ei jää samasuguseks, siis hakkab üks protsess toimuma, siis hakkab üks muutus toimuma. Ta on ligipääsetav. Jumal on loov. Ta on loonud maailma, ta loob midagi sinu sees. Ta on loonud midagi sinu sisse juba. See tahab esile tulla, aga see tuleb esile jällegi õiges suhtes nagu Jumalaga. Jumal on andestav. Jüngrid olid ükskord väga, üritasid hästi suuremeelsed olla. Neil oli omavahel nägelemist ja siis tulid Jeesus juurde, et kas sellest on piisav Jumal, või Jeesus, et kui ma 7 korda annan nagu päevas andeks oma vennale. 7 sigadust korraldab, et ma annan andeks, aga kui 8 on, et siis panen täiega. Ja siis Jeesus ütleb selle peale, et ehk 7 korda 77 oli. Arvutage välja, palju minutis jõuaks üks vend sigadusi korraldada sulle või õde, et sa pead, ma pean nii palju andeks on. Aga see näitab seda, et see on Jumala olemus. Jumal mõtleb meist niimoodi. Ta on andestav. Ta on aus. Ta ei tee asju ilusamaks, ta ei tee asju koledamaks. Ja uuendaks, et ta on võimas. Tegelikult, nagu ma ütlesin, et kui rääkida Jumalast ja kõikidest nendest asjast, me võime inimestena teha oma parim, aga see, mis on vaja, on tegelikult see, et Jumal võtab oma katet ära sellest sõna. Isa, ma tänan sind väga iga armsa inimese eest, kes on täna selles paigas olnud ja võib-olla meie üritus sinust aru saada on tõenäoliselt väga puudulik ja küündimatu, aga sinu suurim soov on ennast ilmutada meile rohkem ja rohkem, ükskõik millises kohas me täna oleme, kui palju me sind tunneme või kui palju me usumegi sind või ei usu. Aga üks samm on, mida sa Jumal tahad meil aidata täna edasi astuda. Ja mitte kaugemale sinust, vaid lähemale sinule. Sa tee oma sõna elavaks ja näita seda, kui palju sa meid armastad. Ja näita seda, kui väga palju me vajame sind. Ja kui meil on ka argielu raskusi ja küsimusi ja probleeme, siis me palume ka aita meid nendes. Et aita lahendada meie jaoks lahendamatud küsimusi ja anna tugevust ja rahu meile olukordades, kus me ei suuda nagu ise hakkama saada.